Aga tuleme selle pime ruumi juurde üldse alustuseks, et kuna seda sai mainisid, võtan sellest kinni. Mina ei ole kogenud, huvi nagu on, aga väike hirm on ka selles, et mis ma nagu teen. Või kuidas ma üldse nagu olen seal nagu, et täiesti kott pime ja kus ma tean, mis aega on ja mille välja tulla ja siis ma siin ennast ära ei löö kuskile vastu ja mis igas mõtted tekib pähe, eks ole. Ja ma kujutan ette, et võib-olla vaataja kuulaja, kes ei ole kogenud pimeruumi kogemust, on võib-olla samasugused mõtted või mingid muud mõtted, et teie räägi enda nagu sellest kogemusest teekonnast, et kust üldse see impulss sul tekkis nagu minna sinna või see vajadus ja palju sa oled käinud ja mis need sulle andnud tegelikult on? Ja no minule on ta selline lemmikteraapia, ja ma olen esimest korda, kõik need korrad ma olen olnud Tuulelee juures Leesojal ja tema nagu juhendamisel, soovitamisel ja ma arvan, et esimene kord võis olla umbes 12 aastat tagasi vast, 6 korda olen käinud ja praegu on paar aastat vahet olnud, sest viimane kord, kui ma olin seal 22 päeva, siis see muutis nii palju mu elu, et seda muutust, ma elan läbi siiamaani ja seda praegu veel jätkub, nii et sai nagu kohe pikemaks ajaks tehtud ette ära. 22 päeva, kas see on tavaline nagu selline pimeruumi kogemuse segment, ei ole ju? Ei, see ei ole tavaline, et ma ei teagi, kas Tuule juures keegi teine on seal 22 päeva nagu olnud. Nemad ise on testinud küll ka 6 aega, aga et tavaliselt hakkab 5-7 päevast pihta ja siis taas läheb sinna 10 ja siis 14 päeva peale, et ma päris palju jõudsin sinna 12-14 ja siis käisin siukse 14-12 päeva kaupa. Ja teisalt, kui mina seda nagu esimest korda kuulsin, oli Tuule juures ühel siis kursusel ja mind see nagu kohe hästi huvitas, et mul on nagu mõne koha pealt on võib-olla selline omadus, et ma mingites kohtades nagu ei oskagi karta. Mul nagu ei tule neid mõtteid pähe ja siis, kui ma selle asja sees olen, siis ma vaatan, et kuidas ma siia sattusin, et samas jällegi mingeid asju kannan nagu üsna tugevalt välja. Ja sellest olen aru saanud, et kõik pimeda kogemused on teineteisele järgnevad. See on nagu sa käid klassis 1., 2., 3, et need ei ole paralleelsed kogemused. Ja iga järgmine kogemus põhineb eelmisel ja nad ei ole kunagi ühesugused. Ja kuskil seal peale 3. korra käimist mul oli see tunne, et tahaks proovida seda pikemalt. Aga siis läks päris mitu aastat, kui ma sain aru, et ma tahan seda nagu ego pealt. Et umbes nii, et tõestada, et ma seda suudan ja siis on jube kihvt. Aga ma sain aru, et see on täiesti vale põhjus. Ja siis, kui ma olin 5. korda pimendas ja siis tekkis seal lõpupoole esimest korda tunne, et mis see asja nagu selles mõttes point on, et kõigepealt on esimene kord on hea minna vaadata, mis asi see üldse on. See üldse esimese 3 päevaga jõuab keha nagu kohale, et 36 tundi on see aeg, kus ise oled kohal, aga kõik muud tegemised ja keha ja selle kohale jõudmine võtab aega. Ja siis ongi, et mina ise nagu alla 5 päeva üldse ei soovitast, ei saa nagu tegelikult seda päris asja nagu kätte. Ja et kui oled 7 päeva, siis juba paar päeva saab nagu rahulikult sees olla, sest paar päeva enne välja tulemist hakkab juba see väljatuleku protsess. Ja iga järgmise korraga keha jõuab sinna pimendusse nagu kiiremini või rahuneb kiiremini. Et kui ja sinna ise võtad oma selle toidu kaasa, mis sa arvad, et sa selle ajaga ära sööd. Ja mina taas söön selle suurema osa kogust esimese 2-3 päevaga ära, sellepärast, et midagi teha ei ole, meel on aktiivne. Ja eks seal ongi väga hea mõelda lõpuni kõik mõtlemata mõtted. Ja samas siis, mina sain ka just sealt hästi tugeva selle kogemuse,
et kui ma neid püüan lõpuni mõelda, siis tegelikult iga kord ühe mõtte, noh, sa saad seda vaadata 5 moodi ja siis iga 5 saad jälle 5 moodi vaadata, noh. Ja siis saad aru, et tegelikult see mõtlemine ei ole üldse asjade välja mõtlemiseks, ei ole mõeldud, et selle jaoks on hoopis üks teine tööriist, on ju, et mõtlemine asjade analüüsiks ja igapäevaseks tööks väga hea. Aga et tegelikult see elu ja elu suunamine käib hoopis tunnetuse ja noh, juhib teed tegelikult üks palju vaiksem hääl. Ja siis noh, igasuguseid praktikaid ja asju sai noh, proovitud ja algus on nagu siuke põnev kõike järgi proovida. Ja algus on ka see, et kuna eriti esimene kord on tavaliselt see, et keha ei ole kunagi saanud väga välja puhata. Et siis seal on piiramatu aeg voodis. Ja tegelikult on nii, et mida kord edasi, siis tegelikult magan järjest vähem. Magamine on veel see nagu seal tore asi, et see aeg ju kaob. No, ja magamine sööb mõnusalt seda aega ära ja mida rohkem magad, seda vähem sa nii-öelda pead seal üksinda nagu olema. Aga iga korraga hakkab see aeg pikenema ja järjest rohkem nagu mina hakkasin nagu noh, siis horisontaali asemel istuma nagu vertikaalselt. Ja et noh, et siis liiguvad hoopis teised energiad on hoopis teiste asjade nagu vastuvõtmine. Ja et mõtlemine on ka tegemine. Ja et lõpuks nagu seal püüadki võimalikult vähe midagi teha, aga samas noh, siis saabki aru, et kui öeldakse, et meil oli vist 60 000 mõtet päevas käib, et see number on nii suur, et ega sellest ei saa ju niimoodi, noh, see nagu ei ütle midagi. Aga kui seal pimedas esiteks hakkad nägema, et nii palju on sundmõtteid, kordusmõtteid ja nii-öelda täiesti mõttetuid mõtteid, mis sind üldse segavad, nad ei lase sul toimida ja siis hakkavad need ära kaduma ja kui tundub, et sa mitte midagi ei mõtle, siis ilmselt on ikkagi seal jäänud veel, noh, et kui sa mõtled ka 10 korda vähem, siis on 6000 mõtet ju ikka jäänud, noh, mis on ka meeletu kogus. Ja siis tekib see võrdlus, et mis siis meie peas ja elus tegelikult igapäevaselt toimub, et noh, see on niisugune paras hullumaja, on ju. Aga mis sa teed see üldse? See mõttes, et nagu segan korra vahele, mis sa nagu, noh, ütlesid ajataju juba pära, et sa ju ei teagi, kas on hommik või öö või päev või mis see kell üldse on või mis sa teed seal üldse pimedas? Istud. See tundub, kui ma nii ulme, kuidas ma istun lihtsalt niimoodi seal? Aga see istumine, see tuli ikkagi nagu hakkas, noh, suurenema juba üsna mitmenda korra pealt, et tegelikult alguses oma joogaharjutusi ja alati olen kaasa võtnud või noh, teinud 5 tiibetlast, mis noh, paneb tasakaalustab seal kehaenergiaid ja mingis mõttes on ju nii, et kui seal on aega, siis kui sa sööd kõhu täis, siis sa võid ju sekundi jaaval jälgida, mis selle toiduga toimub. Et millal sul läheb kõht tühjaks ja tegelikult selle saad ka siis aru, et juba tegelikult oleks võinud paar tundi tagasi süüa, sest noh, ühesõnaga, et igasuguseid asju saab nagu jälgida. Aga alguses on see, et noh, kas käid ringi ja noh, toimetad oma toimetamisi, et ma ei tea, pesed hambaid ja siis sa teed endal, kas teed midagi süüa või teed mingit võileiba, mingit asjad, kõik asjad võtavad nagu aega ja et kus su asjad üldse pandud on, kas need on oma koha peal, et asjad vahest mängivad peitus sinuga ja siis tuled välja, siis leiad mõned asjad üles, mis noh, et sul on neid aega otsida seal, noh, või õpid liikuma või et palju kuskilt kuhugi samme on. Aga noh, ja hästi palju, eriti alguses nagu pikali voodis täitsa, ja no ega tumbes on nii, et nii kaua kui jaksad pikali olla, oled pikali ja kui enam seda ei jaksa teha, no siis istud tooli ja kui toolist tüdined ära, no siis lähed viskad pikali või käid ühe tiiru. Aga jah, et mida kord edasi, siis see aeg läheb pikemaks ja hakkab oluliselt pikemaks minema, nii et lõpuks tegelikult ei ole arusaamist, et seal võib vabalt olla, et hoopis magad ainult noh, mõned tunnid. Sest on selline tunne, et see aeg on kohe mitu korda pikem, kui ta esimeste kordadega nagu on. Nii et ja õpidki mitte midagi tegema, sest see on ju noh, ega siis see pimedast ju ka me ootame mingit muutust. Noh, kuidas me jälle ütleme, nii öelda tavainimene, no ta ei lähe sinna pimedusse. No, ma olen seal istunud sünnipäeva ajal ja jõulude ajal ja keset suve, noh, keset
suve tähendab, teised võtavad puhkust, teevad midagi ja siis istud seal ja vahest mõtledki seda, et pekki oleks ju palju paremat, targemaid asju teha. Aga tegelikult sealt see saadud nagu kogemus ja see, kuidas ta korraks puhastab ära, kõik seisma paneb, et see on nagu väga hea restardi alus. Et minu kogemus on see, et iga kord, kui ma seal käin, välja tulles maailm minu ümber muutub olulisel määral. Ja mina ütleks niimoodi, et kui sa oma ellu muutusi ei taha, siis ära sinna pimedasse mine nagu, et tähendab, ela oma elu rahulikult, et kõiki asju tähendab, et niisama ei ole vaja katsetada. Just see, kui sa muutusi ei taha, et ma lihtsalt huvi pärast, et see on, ma arvan, paljude praktikatega, nii jooga praktikatega kui et selle pime ruumiga, aga kui sa tahad seda päriselt, seda muutust ja siis on järgmine asi see, et jällegi seal, see üks tüüpiline asi on see, et oled mõned päevad ära ja siis ütled nii, mul on kõik selge. Aga see on see ego ja mõistuse trikk, nüüd mul on kõik selge, ma mõtlesin need asjad läbi, nüüd ma lähen välja, nüüd mul on vaja tegutsema hakata. Siis ma ütlen, et tähendab, ei ole nii, et võib rahus edasi istuda ja minu kogemusel tuleb käia ikka päris mitu korda, et see nagu niimoodi sellega sõbraks saad, et saab kõigest niimoodi lahti lasta, et see mitte ei ole nagu raisatud aeg, vaid see on see, et sa, vaata, kui sul on ootused, siis sa saad ka pettuda. Aga kui sa saad nagu kõik ootused maha ja sa saad sellesse kohta, et mitte midagi ei pea juhtu, midagi ei pea toimuma, et siis saavad ka need kõige sügavamad protsessid nagu tulla esile. Ja seda see ei taha tulla niimoodi, et me nagu kuidagi sunnime. Ja samas kõik see, mis nüüd on seal, ja see nagu töötab siin nagu nii 10 kuni 2 nädalat, 10 päeva 2 nädalat, aga nüüd see 3 nädalat, see 22 päeva, seal tekivad täiesti uued protsessid. Et kuna sa oled nii kaua, siis tegelikult vaata, seal juba hakkavad sul rakud vahetuma ja sa lood täiesti oma maailma, oma mõtetest ja kuna see on täpselt sama reaalne maailm kui väljas olev maailm, siis mingis mõttes võib öelda, et sul tekibki oma maailm ja vanasti seda ju nimetati, saadeti Paldiski maantele, kui su maailm ära muutub. Aga teisipidi sa saad selle luua sealt täpselt sellise, nagu sa tahad, et sa võid elada seal oma sellist unistuste elu, mida iganes sa siis oled soovinud. Ja aju jaoks ei ole sellel mingit vahet, kas nii-öelda on päriselt või mitte päriselt. Ja täitsa seda olen kogenud ka, et ma olen öösel, magan ja nüüd ärkan niimoodi üles, et ma saan aru, tähendab, kõik toimub, päike paistab, ma räägin konkreetselt inimestega juttu, ma liigun, ma tean, kes seal on. Ja siis hakkan mõtlema, et aga kuidas ma siin olen, ma olin ju pimedas ja mul ei tule meelde, et ma oleks pimedast välja tulnud. Ja siis hakkad nagu vaatama ja siis sul jõuab teadusse, et oota, ma olen praegu pimedas. Ja siis, aga päike veel paistab. Täiesti nii, nagu me praegu vaatame aknast välja ja päike paistab. Ja siis saad aru, et ma olen pimedas, see jõuab nagu teadvusse ja siis näed ära, kuidas kõik läheb. Hakkab vaikselt pimedaks minema, inimesed kaavad ära, ja siis läheb pimedaks, ja siis on aru, et tegelikult aju võib meile kogu aeg ette anda, mis iganes reaalsuse. Ja see on meie jaoks hästi reaalne. Või täpselt sama reaalne, nagu ma praegu siin istun. Ja see annab nagu selle, et miks üks et siis kõik on nagu illusioon. Et miks üks illusioon peaks olema parem või halvem, on ju. Ja sealt tuleb ka see minu jaoks, et kus kõikide inimeste reaalsus on erinev. Ja samas on see, et ja siis on ju sinu reaalsus on sinu mõistes ju kõige reaalsem. Ja minu oma minu mõistes. Ja neid ei ole üldse mõtet nagu vaielda selle üle. Ja minul on andnud see nagu teiste inimeste mõistmist hästi palju juurde. Sellepärast, et võib-olla mulle tundub, et ajab mind vihaseks või ma ei tea, tahab mulle halba, aga tema võib-olla oma seisukohast tahab hoopis head ja hoopis teistmoodi. Et siis see on teinud nagu
hästi palju seda olemist nagu kergemaks või et teistel on ka õigus, sest no mina olen siuke olnud õigluse eest, noh vaata kõik on nagu noh, peab olema õiglane ja õigesti ja siis olen hästi palju aega kulutanud sellele, et analüüsida, et mis on see parim või mis on see kõige õigem. Ja siis ükskord keset pimedat sain selle taipamise, et selles mõttes õiglust pole üldse olemas. Et alati on mingi vaatenurk. Et isegi ma ei tea, kui on seal, mis seal kunagi oli, Al Capone lasi inimesi maha on ju, ja siis tema seal on öeldud mingid viimased sõnad oli, et tegelikult oli ta noh, tema ise arvas, et ta teeb jumala õiget asja on ju, ja võtab rikastelt ära ja et tegelikult oli ta hooliv mees oma arust on ju, noh. Et kui juba tema arvab nii on ju, et siis noh, et see on tema reaalsus ja et need võivad ka olla hästi erinevad, lihtsalt kõik asjad ei mahu siis noh, ühiskondlikesse tavadesse või kokkulepetesse. Et selles mõttes kõigil on alati õigus ja siis ma saan alati leida selle nurga on ju, et teist inimest mõista ja lihtsalt ma vahest proovin aru saada, et kuidas ta mõtleb. No. Et mitte, et see on vale, vaid lihtsalt, et ma saaks selle tunne või selle koha kätte ja siis on nagu see, et noh, siis tekib nagu mõistmine, ma ei pea seda heaks kiitma, ma ei pea samamoodi tegema, aga tema seisukohast on nagu õigus. Ja noh, siis ma sain aru, et ma olen terve elu täiesti mõttetu ja vale asja eest võidelnud ja hästi palju võitlusi pidanud nagu, mida ei ole üldse vaja ja noh, see on mind teinud hästi palju, ma ei tea, rahulikumaks ja mõistlikumaks jälle, et siis seda õigust sellel moel ei ole üldse olemas. Päris huvitav jah, et kui keegi tunneb, et ta kõnetab pime ruum, siis võib-olla tasub sellele mõelda, aga see peab siis päriselt olema see õige tunne ka, et ma tahan, mitte ma olen lihtsalt huvi pärast lähen ja katsetan. Jaa, mingi sisemine soov millegi muutmiseks, aga võib-olla, et korra tulla selle vastuse juurde, see küsi, et noh, et tulevad hirmud või et siis tavaliselt see on see, et ega see meel ja mõistus tema noh, ei taha, tema tahab selles igapäeva maailmas olla. Ja see, et kõik on kiire ja see maha rahunimine ja see sisemuse välja tulemine, see on natuke ohtlik selle egole või siukse mõistusele. Ja siis ta püüab igasuguseid vabandusi tuua, miks seda mitte teha. Ja mina vaatasin, et noh, tuli ka mingeid hirme, tuli nagu ülesse, aga need hirmud lõppesid siis ära, kui noh, seal on niimoodi, et sa lähed sinna sisse, siis küünal jääb põlema, paned selle küünlavalgel oma asjad ära ja siis, kui sa tunned, et oled valmis, puhud selle küünla ära ja kuna on õhtune aeg, siis lähed magama. No järgmine hommik ärkad üles, lihtsalt on pime on ju, noh, algus võib-olla ei saa aru ka, kus kohas sa oled ja miks sa seda tuld üles ei leia. Aga et tegelikult ta on ju kindel kinnine ruum ja sul on soe seal. Ja sa saad välja, noh, seal on siis vastavalt kas 2-3 ust, et sa tegelikult need jõuga saad lahti, nii et sa ei ole noh, niimoodi kinni, kui midagi juhtub. Ja et tegelikult see hirm kadus ära, et siis saad aru, et kui palju me oletame ja arvame igasugustest asjadest ja siis noh, mis see statistika ütleb, et 95% hirmudest ne mitte kunagi ei realiseeru, et kui mõttetu on siis nagu muretseda ja hirmu tunda. Et seda on küll palju lihtsam öelda kui teha, aga ikkagi, et ja hirm ju ei ole millegile positiivsele keskendumine. Et siis pigem see hirm tõmbabki asja rohkem ligi kui nagu, et siis ja, et selles osas nagu tegelikult ei ole seal hullu midagi ja söömine on ka nii, et mõne päeva pärast kaob üsna ära, aga millegi pärast seal nagu siuke päris nagu paastupidamine ei tule nagu välja või et see on kuidagi läheb tähelepanu millegi peale ja see nagu ei ole seal hästi sobinud, aga tegelikult söömine läheb täitsa nii, et mäletame umbes joon 0,5 liitrit puljongit päeva peale ja ühe siukse topelt võileiva ja võib-olla peotäie pähkleid, et enamus päevis umbes niimoodi noh, möödubki, et selles mõttes jah, et karta ei maksa, aga siis kuidas on arrogantselt ei maksa ka minna jalaga ust lahti ja